tõesti mul see alaselg kuidagi ei pea väga hästi vastu. Täna on käidud 2 jõuluturul. Tere hommikust, käes on meie viimane päev, kojumineku päev. Tere hommikust, käes on 7. detsember, pühapäev, teine advent ja täna on isegi päikseline ilm. Unetunde on mul jälle kahjuks vähem, sellepärast et ma arvuti ei taha muga üldse koostööd teha, aga ma ei hakka teid koormama kogu selle tehnilise poolega. Igal juhul tuleb täna täiega tore päev. Me läheme avastama ühte kaugemat jõuluturgu, metrooga sõidame sinna ja vaatame üldse natuke nagu teist linna osa. Ja õhtuks kella 10, sest et varem ei saanud, on meil pandud siis laud. No ütlen täiesti valesti kindlasti selle koha nime, aga Ches Bernardi, mis on ka väga kiidetud koht nii kohalike kui ka turistide poolt. Korra me oleme sinna sisse piilunud, siis me lauda ei saanud, kuna meil ei olnud bookingut ja tundus väga äge koht. Nii et me oleme excited, täna õhtul lööme ennast ülesse. Praegu ma olen üksinda, sellepärast et Laura läks Starbucksi matchat ja kohvi võtma meile. Nii et ta peaks ilmselt kohe varsti tagasi koju jõudma ja mina vaikselt hakkan meikima. Täna me saame hiljem kodust välja, sest et ma nii kaua nagu jamasin nende tehniliste viperustega, et ma selle monteerimiseni ei jõudnudki ja siis täna hommikul alustasin monteerimisega. Laura sai kaua magada ja nüüd see video laeb alla. Nii, vaadake, see oli minu ainus just Douglasest eile. Bronzeri pintsel. Ma olen tegelikult seda juba ammu tahtnud ja seal oli päris normaalne pintslite valik. Nii et selle Zoeva 111 ma lõpuks valisin. Mul ei ole päris sellise kujuga bronzeri pintsleid varem olnud, aga see tundus mulle väga mõnus. Ja ma tean, et Zoeva pintslid on kiidetud mul endal. Vist ei ole ühtegi olnud. Aga proovime ta siis ära. Muide, see Douglase pood, no te nägite eilsest vlogist, sellist asja ma olen varem näinud, nii suur, väga uhke, grand, kaunistatud, äge. Aga mida seal ei olnud? Seal ei olnud Kajali lõhnasid. Seal oli ilmselgelt palju mingit brände, mida meil Eestis Douglases ei ole, aga Kajalit seal siiski ei olnud. Et seda oleks muidu tahtnud, et neil on päris mitmeid uusi lõhnu, mida tahaks päris elus nuusutada ja kuna Cult Beauty'st millegi pärast ei saanud enam tellida Kajali lõhnasid Eestisse, siis ongi väga keeruline, et kus sa siis neid nagu üldse saad nuusutada. Et ongi kuskil välismaal Sephorades ja nii, aga siin Sephorat ei ole, et Douglas ongi nagu see kõige levinum siuke kosmeetikapood. Kuulge, aga see pintsel on küll päris mõnus, et hajutab nagu ilusti laiali, samas võtab piisavalt pigmenti korraga peale. Nii et praegu peale esimest kasutuskorda ma ütleks, et ma olen rahul. Ma ei jõudnud teile veel seda ostu näidata, aga mul on uued prillid ees ja teate mis, ma just otsustasin logistika peale ka mõeldes, et see vlog tuleb 2 päevast kokku. Et mul on lihtsalt niimoodi mõttekam ja täna, kuna meil on ka päris hilja õhtusöök ja tahan ka nautida ja lihtsalt olla ja mitte nagu mingi hommikutundideni monteerida, siis jah, tuleb see vast natukene pikem ja 2 päevast kokku. Ja meie oleme, nagu näha, metroost välja tulnud siin pargis ja me suundume, või tegelikult me nagu vaatame niisama ringi ja
suundume jõuluturule. On ju? Jaa. Mis on siis... Noh, ma ei tea, mis see... See on Schönbrunni loss seal. Varsti, ma arvan, näete. Ja siis see on siis Schönbrunni lossi... Jõuluturg. Just täpselt. No võt, väga hea, Laura oskas teile koha nime ka öelda. Mina lihtsalt tulen, kuhu Laura mind viib täna. Passenger Princess. Jah. Ja siis eile muide seda ma ei öelnud vlogi lõpus, et meil tuli kokku 18 000 sammu ja see ikkagi andis ka tunda ja sõna ma ütlesin Laurale, et teeme vähem samme. Ja väga isegi selline eile venitas selga. Ma mõtlesin, et ma olen ta täiesti läbi tõmmanud. Nojah, mul, kes on siin pikemalt olnud, siis teab, et kui on ikkagi väga palju jalgadel liikumist, vähe istumist, vähe puhkamist, siis mul see alaselg kuidagi ei pea väga hästi vastu. Et seal Poola festivalil oli see kõige hullem, mis üldse on olnud. Mitte nüüd see suvi, mis nüüd oli, vaid sellest eelmine. Vot, nii et täna on plaan natuke vähem samme teha. Laura ostab sellise. Minu esimene Pornstar Martini sellel reisil. Ma ei ole lugenud mitmes espresso Martinis on. Suurus vahe meie ei näe. Midagi mul jääks sellest puudu, aga ma lihtsalt praegu jah, on küll. Ma võtsin siis Benedict croissantid. Oota, aga siin ei olegi ju maple syrupit. Jumal tänatud. Siin on mingi šokolaadi asi ja see on ilmselt mingi vanilline ja see on kõik palju parem. No vot. Ja rosmariinifriikaid soovitas meile see teenindaja ja need on tõesti väga head. Tõesti on, rosmariin meile meeldib ka mõlemale. Nüüd võttis Laura endale Pornstar Martini ja mina võtsin roosa pantri. Hea. See meenutab sulle midagi. Oota, oskad kirjeldada, mille moodi? Ei. Me leidsime kõige väiksema jõuluturu. Siit saab glögi, siin on kuusk ja siin on see karussell. Aga ütle, et see ei ole jõuluturg. No, ei ütle, ma ütlen, et see on. Kõik asjad, mida sa nimetaksid mulle, et jõuluturul peab olema on olemas. No, me tulime nüüd oma kodu jõuluturule. Ehk siis sellesama katedraali juurde, mida ma olen teile juba mitu korda näidanud. Siin me jõuluturul ei olegi veel käinud, me oleme lihtsalt mööda läinud siit. Võtsime oma glögid, tulime suveniirikoodi vaatama ja vaadake, siin on selline, et peal on karbine viin. Mulle mõeldud. Ma juba tegin oma ostu ära, ma pärast teile näitan, aga noh, nüüd on tehtud. No jah. Ükski ei ole tegelikult päris see, mis oleks olnud, oh my god, jaa, wow. No nii, me oleme valmis minema välja, nagu näha on. Ja täna on käidud 2 jõuluturul. Ja tegelikult, miks me siin istume, on see, et me tegime eile põhiliselt jõuluturult
paar ostu ja siis täna ostsin mina 6 lehte, mida tahan ka näidata. Nii et neid jõuluturu oste me jagamegi praegu. Ja alustame eilsetest ja me pidime rääkima veel sellest ka, et me läksime täna otsima siia meie nii-öelda kodu jõuluturule, mis on siis selle suure katedraali juures, seda saapakujulist jõulutassi. Eelmine aasta olid selle jõuluturu tassid selle saapakujuga. Jah, et see, et kui sa ostad lihtsalt lögi ja sa maksad selle 5 eurot deposiiti, siis saad selle ja saad ise otsustada, kas jätad siis endale või tagastad. Aga see aasta ikkagi on tavalised kruusid. Küll aga seda oleks saanud osta ka ikkagi ka ainult 5 euro eest. See oli tegelikult nunnu, aga meil juba näitame. Me eile ikkagi selle ostu tegime ära. Ja eile teie teate viimast infot seda, et me pidime minema vahetama oma kruuse. Aga tuli välja, et vahetada millegi pärast nad ei saa. Et meil olid need nii-öelda... Me näitasime, et sa rääkisid, et see oli see disain, mida me ei tahtnud. Jah, just. Laval ühe praegu ainult. Ja siis me jõudsime viimasel minutil, kell 10 panustas see jõuluturg kinni. Me läksime tagastama ja mõtlesime, me läheme oma vahetamise jutuga. Ma ei tea, 5 minutit vähem enne 10. Need hakkasid panema neid aknaid juba kinni, niimoodi, et suurem osa aknad olid kinni, kõik ainult, mis tagastamiseks olid lahti. Ja siis ta ütles, et me ei tohi teha vahetusi, et te võite neid osta, aga nad on ilmselt kinni. Ja me küsime, et kus see on, me oleme otsinud seda kohta. Me tegime speedwalki sinna, et me ruttu jõuaksime ja me jõudsimegi meie maja, me olime viimased klientid võib-olla, keda nad võtsid. Näita. Ja me ostsime siis selle disainiga, mis meile rohkem ja see räägi poolest, et see ei ole nüüd see, see ei ole nüüd see tass, mille me seal saime, siis need on ikkagi need tassid, millest me jõime alguses. Ja need on need tassid, mis on meil nagu connection, sest tegelikult kui ma nüüd isiklikult vaatan seda tassi, siis see saabas on ilusam kui see tass. Aga ma ei ole saanud ma ei ole käinud selles saapamarketis, ma ei ole seda pilte teinud. Et sellest me oleme joonud, see toob tagasi need mälestused. Ehk siis nende kruusidega me oleme lõpuks väga rahul. Need meil on mõlemal selline. Ja. Teine kokkupunkt, kus me shoppasime, oli, mis ma näitasin vlogis ka korraks, piparkoogi vormid. Seal oli tõesti, igal ühele midagi. Päriselt, seal oli hammas. Seal oli Converse. Ja te võite arvata, mille mina siis pidin muidugi võtma. Kirsikesed. Ja ma näitan need oma ära. Nii, siis võtsin sellise lumehelbekese. See tundus ka nagu paraja suurusega, siuke ilus, hea kaunistada. Ja viimane, mille mina võtsin, on langev täht. Nii, ja minu valik kõige suurem, mis ma võtsin. Issand, mul käes ei ole. Oota, ma olen siia. Vaata, see on põder, sest põder on nunnu. Ma olen pool soomlane, aga see on nali, mulle meeldib see poro asi. Purjekas, sest mulle meeldib purjetada. Ja siis viimaseks see mõelda Sissile, mitte et ta oleks traktorist. Aga see on traktor, kuigi tal on traktor, aga ta ei ole traktorist, aga see on traktor. Sa arvasid, et talle lihtsalt võiks meeldida? Jaa, ma vaatasin tegelikult, seal oli see, mis on see autosuvila või mis on see RV on ju. Selline ka, see oleks talle natukene rohkem sobinud, aga see oli nii väike ja seal oli nii palju detaile, et ma arvan, et see lihtsalt ei küpse hästi. Ma arvan, et sellest ei tule midagi välja. Jah, me olime ikkagi praktilise meelega ka. Me tõesti oleme. Nii, ja siis mina pidin näitama teile oma tänastust. Nii, kõigepealt tahan öelda, et see jõuluehte leidmine on olnud peaaegu et võimatu missioon. Et jah, on küll neid ehteid, kus peale on pandud Vienna ja mingid majakesed seal on ja mingi lumi. Aga isegi neid on vähe esiteks. Neid on ka vähe.
ja need minu jaoks ei seostu kuidagi selle viiniga siin või nagu, et miks on mingi suvaline maja peal, ma tahaksin ju, et seal oleks ikkagi midagi, mis seostub selle linnaga. Ja noh, täna ma siis lõpuks sellise leidsin, kas ta on nüüd ka kõige parem, no ei ole. Aga lõpuks sellise ostsin. Kuldne viin on peale kirjutatud ja erinevad siis landmarks. Ja nüüd on meil siis laud pandud, nagu ma vist hommikul juba mainisin, sinna Chess Bernardi. Ja ma olen väga excited, et sinna minna. Oleme selle kohta kuulnud head. Nii et varsti veel mingi takso ja liiguma sinna. Hommikust, käes on meie viimane päev, kojuminekupäev. Just tulime korterist, kohvrid on pandud lokeritesse ja nüüd peaks vaatama hommikusööki. Panen teile siia Maria 7. advendikalendri pakikese avamisega. Nii raske. Also ma kaotasin küüne. Don't mind that. Ma mõtlesin, et see saab olema meigipalett, sest et see on täpselt sellise pikkusega ja suurusega ja raskusega. Aga need on hoopis küünlad. Oh my god. Ja mul on plaan nendega jõulude ajal kindlasti, jõuluistumise ajal perega, laste ja mehega siis. Ilmselt katan lauda ja siis plaan oli ka mingid roosad lipsukesed lisada, mis iganes. Ja siis need küünlad kindlasti lauale. Nii ilusat värvi. Täiega minulikud. Mul oli muidu plaanis valgeid kasutada, aga kuna kuidagi randomly kohati selle dogmassi pärast kusagilt tekkis reaalselt 1. detsembrist peale, kuskilt tekkis roosa lipsukeste inspiratsiooni ja ma tahan, minu Christmas on lihtsalt valge, hõbe ja roosad lipsukesed, nii et see läheb täiega teemasse. Oleme lennujaama jõudnud ja nüüd siit lähevad meie teed lahku, sest et meil on erinevad terminalid. Nii et Laura lend läheb parem ja saadamegi siis Laura ja nii vahva oli. Aga on aeg ja me juba varsti näeme. Juba väga varsti näeme ja see jõulukuu läheb nii kiiresti mööda. Ja siis me tähistame jõule jõuluajal. Ja teie näete ka veel Laurat vlogmassi jooksul. Ja. Nii et. No nii, ma olen lõpuks Varssavi lennujaamas ja siin mul on 1,5 tundi aega lennuni. Nii et koju ma jõuamegi kella 2 ajal. Te kujutate, kuidas ma tahaksin teleporteeruda koju praegu. Lend hilines, see, mis siis Viinist Varssavisse tuli, aga õnneks mul oli on siin nii palju aega, et see kuidagi ei mõjutanud mind ja paanikasse ei läinud. Ja ma olin juba seal Viini lennujaamas, ma arvan, üle 4 tunni, sest ma mõtlesin, et nagu mul ei ole mõtet mingi 1,5 tunniks jääda üksilda sinna linna ka, et pigem ma liikusin juba Lauraga koos siis lennujaama ja siis ma saingi monteeritud peaaegu valmis selle sama vlogi, mida sa praegu vaatad. Siin jõuan veel selle viimase klipi ka sinna panna.
ehk siis õnneks ma olen saanud tööd teha. Aga te ei kujuta ette, kui väsinud ma olen. Nagu ma ei tea, ma magasin mingi 4-5 tundi öösel. Ja siis see tagasi reisimise päev on alati siukene aga ma mõtlesin, et ma siiski natukene nagu võtaksin selle reisi siin kokku selles vlogis. Aga pidage meeles, et ma ei ole palju maganud, kell on 9:30 ja jah. Võib-olla nagu kõige esimene mõte, mis mul on see, et mul on väga hea meel, et me Lauraga otsustasime Viini minna. Ma olen tahtnud nagunii sinna minna ja jõulude ajal ma arvan, see on nagu omamoodi eriline. Aga ma vist ei olnud päris valmis selleks, et kui palju rahvast seal on. Mulle tundus, et Laurat võib-olla see nagu nii palju ei häirinud, aga mina ikkagi nendel jõuluturgudel ma nagu tundsin, et see rahvamass elab kogu aeg seljas ja kogu aeg oota kuskil järjekorras ja puksi läbi kuskilt, et see on kindlasti selline omaette elamus. Ja kindlasti selle võrra, et seal oli nii palju rahvast, oli see põhiline Rathausplatsi jõuluturg teistsuguse vaibiga, kui on näiteks Tallinna jõuluturg või kas või Praha jõuluturg. Aga mida ma kindlasti soovitaksin, kui sa oled ka jõuluajal äkki minemas Viini, siis minule meeldis väga see teine jõuluturg, mis nüüd selles vlogis oli, kus me käisime ka, et see oli teistsuguse vaibiga, see oli siis Schönbrunni jõuluturg või Schönbrunni lossi juures. Et see oli ka äge ja sinna soovitaksin kindlasti minna. Ja toiduelamusena kindlasti meie mõlema jaoks oli kõige eredam see Chess Bernard, kus me siis eile käisime. Mina proovisin esimest korda austreid ja mulle maitses. Laura ütles muidugi, et need on ühed parimad austrid, mida ta saanud on. Et ma olen aru saanud, et see on nagu selline, et sa kunagi päris täpselt ei tea. Ehk siis täiega äge, et ma sain selle elamuse, et tänulik Laurale, et ta ärgitas mind neid austreid proovima, et see oli äge kogemus. Ja need merekarbid ka, mis ma võtsin seal, väga head ja Laura sõi tartarri, talle ka väga maitses. Et väga nagu mõnusa atmosfääriga koht, küll kallis, aga samas ma arvan, et nagu väärt seda. Ja sellega on jah nii, et sinna tuleb kindlasti ette pukkida laud. Ja siis küsiti eelarve kohta, meil mingit nagu ettemääratud eelarvet ei olnud ja mul on raske teile nagu mingit kindlat summat öelda. Et meil siis 4 öö eest majutus oli 880, kallis, aga me olime täiesti kesklinnas ka. Siis lennupiletid olid mul kuskil 250, siis see fotograaf oli meil 200 ja kõige rohkem raha läkski kindlasti söögi peale, aga ma isegi ei oska teile, me ei ole praegu neid arvutusi teinud, et me seal kordamööda maksime ja tasaarveldust ei ole veel teinud. Et ma ei tea täpselt palju läks, aga kindlasti toit oli see kõige kallim, aga me ka ei valinud hinna järgi midagi, et me lihtsalt läksime sinna, kus me tahtsime minna ja võtsime kõike seda, mis me tahtsime, et piiranguid selles suhtes ei olnud ka, aga ma olen ise mõnes mõttes rõõmus selle üle, et minu shoppingud jäid väga väikeseks, et siis ei kulunud raha selle peale, et nagu ei jäänud midagi silma ja ega ma ei tundnud, et mul midagi otseselt vaja ka oleks. Ma arvan, et kui ma järgmine aasta peaksin kuskile minema, siis ma tahaks midagi natukene rahulikumat. Aga ma ikkagi tahan rõhutada, et ma olen väga õnnelik, et me käisime, mulle meeldis ja see oli omaette maagiline kogemus. See on hästi eredalt meeles, kui me läksimegi õhtusel ajal sinna Rathausplatsi jõuluturule ja nagu terve see maja oli tuledes ja kõik see kuuski nagu, see oli maagiline. Et see nägi lihtsalt nii hingematvalt ilus välja, et selleks mul ei olegi sõnu. Hindade poolest küsiti ka, et kuidas hinnad on, tavalised Euroopa hinnad, enam-vähem samad, mis Eestis. Glögi hind jõuluturul oli soodsam kui Tallinna omas, olid seal 5-6 eurot, aga mass on ka selline, et pole ime, et nad saavad paremat hinda lubada.
nii et need vist olid minu põhilised mõtted reisi kohta ja vastasin siin mõnele küsimusele ka. Ja siis homme jätkame juba Tallinnast ja mul on avada ju nii mitu advendikalendri uksekest ja Maria pakikest, 2 äkki või? Vist jah. Nii et põnev. Aga aitäh, et vaatasid. Näeme homme.